Ma jõudsin umbes 2 aastat, 2 aastat tagasi ma algasin ja see oli minu esimene eesti keele kogemus ja esimene kursus ja ma olin nii õnnelik, sest ma teadsin eesti keelt ja ma olen nii uhke nüüd, sest minu eesti keele tase on umbes B1. Minu poolest on nii, et mis on eriline minu poolest on see, et ma õppisin eesti keele ära mitte Eestis, vaid välismaal. Siis minu eesti keele õppimise tee algas palju aastaid tagasi, kui ma läksin ülikooli Venemaal, kust ma olen pärit. Ja siis ma läksin ülikooli ja ma mõtlesin, inglise keel on väga huvitav, aga see on ja siis ma tahan õppida midagi põnevamat ja midagi huvitavamat. Ja ma nägin, et meie ülikoolis pakuti eesti keele kursust. Seda kursust pakuti Tartu Ülikooli õppejõud. Ja ma läksin sinna ja mõtlesin, miks mitte proovida. Eesti keel on väga põnev. No sinu eesti keel on nii suurepärane. No natukene rohkem õpin seda. Ja, aga sa räägid nagu sa oled pärit Eestis. No nüüd võib-olla, aga alguses ei olnud niimoodi muidugi. See oli päris raske, aga see oli väga huvitav. Minu lugu on väga lihtne, siis ma olen pärit Peterburist. Peterburi ei ole väga kaugel Eestist. Ja tegelikult inimestel, kes elab Peterburis, on väga palju tegelikult seoseid Eestiga. On väga palju eestlasi, kes elavad Peterburis või võib-olla nad, ma ei tea, nad ei oska eesti keelt mõnikord, sellepärast nad on elanud seal palju aastaid, aga ma tundsin väga palju eestlasi, kes elasid Peterburis. Samas ma käisin Eestis päris palju, sellepärast see on väga mõnus maa, kuhu sa saad nagu nädalavahetusel minna ja Tallinna vaadata, ma ei tea, Tartut vaadata ja nii edasi. Siis on väga palju tegelikult seoseid, kultuurilised seoseid, nimelt Peterburiga ma ütleks, mitte näiteks võib-olla teiste Vene linnadega, nagu mina märkasin, soome-ugrilasi, mitte ainult eestlasi, aga vaid soomlasi ka, siis meil on selline kuidas öelda, ühine piirkond või kuidas. Selles mõttes esimest korda ma käisin Eestis, kui ma olin koolilaps ja ma käisin lastelaagris, mis oli Ida-Virumaal. Ja see oli minu esimene elamus Eestist ja ma mäletan minu esimene sõna, mida ma lugesin eesti keeles, see oli sõna šašlik. Ja see oli sõna, mida ma sain aru, sellepärast šašlik vene keeles ja eesti keeles on sama, aga see oli kirjutatud niimoodi koos õõga ja ma olin väga üllatunud selle üle, sellepärast mis koos selle, ma ei tea, joonega, mida see tähendab, aga see oli šašlik ja ma mõtlesin, nii huvitav. Kui ma läksin Eestisse 3 aastat tagasi, ma ei teadnud eesti keelt. Ainult ma sooviksin õppida semiootikat, sest semiootika on minu suur kirg ja ma otsustasin, et ma pean õppima eesti keelt, sest ma armastan Eestit, ma armastan Eesti kultuurit ja kõigepealt ma õppisin eesti keelt sõltumatu, aga ma mõtlesin, et on parem, kui ma õpin eesti keelt ülikoolis, sest õpetajad on nii professionaalsed ja nii targad ja miks mitte ja sest ma õppisin eesti keelt, aga kui ma õppisin sõltumatu, ma teadsin nii palju nagu loomasõnu, nagu toidusõnu, nagu nii palju erinevaid sõnu ja see on minu kogemus. Minu meelest on grammatika, mis on väga loogiline. See on palju loogilisem kui näiteks vene grammatika või isegi inglise keele grammatika. Mulle meeldib, et ei ole väga palju erandeid ja mulle meeldib seda ilustruktuur vaadata. Ja samas mulle meeldib foneetika ilus, siis häälitsemine või hääletamine eesti keeles on väga õrn, ma ütleksin niimoodi, õrn ja ilus. Ja mulle lihtsalt meeldib, kuidas kõlab eesti keel. Aga ma olen nõus sinuga, grammatika on ilus, aga minu arvates
ma armastan Eesti kirjanduse tekstid. Näiteks luuletused, ma armastan Koidula luuletused, Petersoni luuletused, Betty Alveri luuletused, Juhan Liivi luuletused ja minu lemmikosa Eesti grammatika on käändeid, sest see on minu tuleviku doktori teema, Eesti käändeid. Tegelikult ja ma ei tea, miks inimesed ütlevad, et nagu see on kõige raskem osa, see ei ole kõige raskem. Kääned on lihtsalt minu meelest, nad on väga loogilised, see on nagu konstruktor ja sa lihtsalt õpid ära need reeglid ja kasutad kõik. Ma ei tea. Ja kääned on väga õigused, ei ole väga palju keeli, kus on nii palju käändeid. Ja meil on nagu 14 käändeid. 14. Aga horvaatia keeles meil on 7. Ja see on eriline tegelikult. Õpi eesti keelt on nii ilus ja nii meloodiline keel ja on nii kasulik, sest kui te tahate Eesti elada, see on nii kasulik keel, sest eestlased on nii jutukad inimesed eesti keeles, minu arvates. Ja. Mina ütlesin niimoodi, et kui sa elad Eestis, näiteks kui sa oled välismaalane, kui sa elad Eestis ja sa hakkad elama Eestis edasi, siis muidugi sa saad elada ilma eesti keeleta, siin palju inimesi, kes oskavad inglise keelt, pole probleemid, aga kui sa oskad eesti keelt, sinu elu saab palju lihtsam ja põnevamaks, saab põnev ja sa näed rohkem võimalusi, mitte ainult näiteks tööks, vaid ka meelelahutuseks. Sa saad näiteks teatrisse minna ja siis vaadata midagi või rohkem Eesti filmi. Ja Eesti filmi vaadata ja näiteks Jupiteris. Rohkem sõpru leida ja nii edasi. Ja siis sa tunned. Ja kirjuta või lugeda Eesti luulet. Ja teine soovitus on selline, et protsess minu meelest on tähtsam kui tulemus. Selles mõttes nagu äramõtlejad, millal ma juba õpin selle eesti keeles selgeks, mitte kunagi. Siis lihtsalt ära mõtle sellest. Aga minu arvatus ka on, et eesti keele õppimine on nii põnev ja nii unustamatu reis. Ja siis, kui sa tajub. Ja seiklus ka. See on seiklus ja see reis. Eesti kultuur ja Horvaatia kultuur on erinevad, aga on natukene sarnased, sest mõlemad Eesti ja Horvaatia on nagu väiked riigid ja nad on nii palju kultuuri ja nii palju põnevad asju. Ma ei räägi väga palju eestlastega nagu vene kultuuri kohta, sest tegelikult eestlased pea enam-vähem on teadlikud selles mõttes. Kogu minu elu ma olen kirjutanud palju asju vene keeles minu blogis, et tutvustada Eesti kultuuri venelastele. Ja selles mõttes tegelikult on väga palju inimesi, isegi Peterburis näiteks, kes loevad minu teksti või loevad minu blogi ja nad armastavad Eestit, sellepärast nad vaatasid, et siin on väga palju asju, millest nad ei teadnud varem, aga on väga palju huvitavaid asju, näiteks loodus. Kirjutan eesti keeles nagu vene keeles, aga et eesti keeles on nii huvitavaid sõnu või mõnusaid fakte eesti keele kohta ja inimesed tulevad ja ütlevad, ma tean, et eesti keelt mul ei ole vaja mitte kunagi. Ma elan kuskil, ma ei tea, Saksamaal või Siberis. Ma lihtsalt loen ja ma mõtlen, ma tahan seda õppida. See on kõige minusam kompliment, mida ma sain. Siis võib midagi teha, et need kultuure natukene seost tekitada. Ja siis ma mõtlen, see on väga, väga tähtis. Lingvistina ma saan öelda, et umbes 1 miljon, see on väga palju. Maailmas on väga, väga palju, nagu tuhandeid keeli, kus inimesi on palju vähem. Minu arvates, minu jaoks eesti keele õppimine ja teadmine on vaim.
võim, vabandust, ei ole vaim, võim. Ja vaim ka. Ja vaim ka, jaa. Sest eesti keel ei ole Indo-Euroopa keel. Eesti keel on soome-ugri keel. Eesti keel on erinev. Eesti keel on võib-olla keerulisem. Eesti keel on võib-olla raskem. Aga kui sa tead eesti keelt, erinev keel, see on võim. See on kõige suurem võim. Sa oled kangelane. No ja. See on minu jaoks.